Kaitseliidu uued jäljekoerad hakkavad oma juhtidega panustama eelkõige siseturvalisusesse. See tähendab näiteks, et otsima kadunud inimesi, aga ka osalema erinevatel operatsioonidel. Kaitseliit teatavasti on see, kes tuleb kriisisituatsioonis appi ja riigil on kindlasti omad vahendid, teenistuskoerad olemas, kuid selge on see, et suure kriisi puhul siis jätku ja Kaitseliidu panus just selle reservis olemiseks on kõige tähtsam. No aga mis need koerad nüüd siis ära õppinud on? Ma saan aru, et need kursused olid päris pikad ju. Ja kursus kestis tegelikult 1,5 aastat ja see põhiline oskus, mida koerad ära õppisid, on jäljeajamine ja meeskonnad õppisid ära siis ohutu tegutsemise, mis tähendab seda, et jälgeajad on üks asi, aga vastane ilusti kätte saada, ise elu ja tervise juurde jääda on hoopis teine lugu. Nii et see taktika oli see, mis võttis kõrgema aega. No kõigepealt küsime koera käest, et mida ta õppinud on. Oi, läks kohe selja taha peitu. Küsime siis teie käest, kui koer ei taha rääkida, et milline see tee siis selle koera koolitamisel olnud on? Pikk ja vaevaline, aga sellest väga huvitav. Et mis ametlikult see kursus tähendas, oli see tegelikult, et kursuse lõpuks pidi koer 2 tunni vanust ja 2 kilomeetri pikkust jälge läbima põhimõtteliselt. Et selle üles leidma ja siis selle ära läbima. Kui kaua läks, et siis teie koer selle oskuse endale külge võttis? Kui me alustasime aprillis, siis ma arvan, et ta tegi selle katse läbi kunagi järgmise aasta varasuvel äkki või? Et üle aastika. Ja praegu hetkel on siis see koer valmis tegema mida? Põhimõtteliselt seda sama jälge ajama et eelkõige ta on Kaitseliidu mõttes on ta ikkagi jäljekoer, et ta on valmis seda jälge ise üles leidma maastikul ja siis seda jälge pidi liikuma. Õppe oli päris tihe, et kord nädalas saime grupiga kokku ja siis iga teine päev pidi iseseisvalt trenni tegema koeraga. Ja õppisime maastikul jälgeajama. See koosneb mitmest elemendist, et üks on siis see, et koer suudab jälje üles võtta inimese rühma jälje kuskil maastiku peal ja selle taga ajada pikemal distantsil ja sinna juurde siis tuleb veel ka taktikaaline pool, kus siis on kaitseüksus juures ja aetakse inimesi taga. No aga öelge, kui keeruline see on ühele koerale sellist asja omandada? Koerale on üldse keeruline, endal on raskem. Miks on endal raskem? Koer on selleks loodud, et ninaga tööd teha. Jäljekoera eksam ei ole kergete killast. Nagu juttu oli, üles peab leidma 2 kilomeetri pikkuse 2 tundi vana jälje ja kõige see juures näidatakse ainult teeots kätte. Pilla, kas see on koera jaoks keeruline ka või? Nii, ütleb kohe ise koer. No. Ma ei tea, kas see on tema jaoks keeruline, et lõhna ta tunneb ju väga hästi, et eks me seal, kui me eksamil olime, kuna on üle kraavide, märgade, alade, siis me vahepeal tundus küll, et me läksime jäljelt ära, tegime tiiru, tulime tagasi, jätkasime, et koerajuhi jaoks ongi kaunis keeruline usaldada koera, et isegi kui sa näed, et nüüd vist läks kõrvale ära, siis tuleb tal järgi kõndida, sest kui sina hakkad koera juhtima, siis ta varsti vaatabki, et et mis siis mina siin teen, et sa juhata ise, et me oleme ilusti lõpuni jõudnud, et ma usun, et kindlasti on keeruline, aga see on tema jaoks mäng, et see on põnev, ta väriseb, kui ta sinna raja peale läheb, kraabib, käpad käivad, need pead tagasi hoidma ja see on ka asi, mida tulebki õpetada. Teenistuskoerte teise lennul lõpetanud käpalised oskavad lisaks jälje ajamisele ka meeskonnatööd ehk olla oma missioonil hääletu ja liikuda sobivas tempos. Nad oskavad ka teha kuulmis- ja vaatluspause, mis teevad nad asendamatuteks kaaslasteks inimesele. Kindlasti on nad vaiksed, mis tähendab seda, et nendega võib metsa jälitama minna ja nad ei reeda meid. Aga ikkagi see protsess on päris pikk, et enne, ütleme, mingi 2 kuuga sellist head tulemust ei saavuta. Jäljeajamise kvaliteeti 2 kuuga on teoreetiliselt võimalik saavutada, kuid panna taktikaline meeskond kokku, see on protsess, mis võtab aega. Inimene õpib alati kauem kui koer.